Nii, tere kõigile. Meie valimisteenistus elab praegu sellist üsna kiiret aega. Ma näen seetõttu ka meie teenistujaid on täna siin konverentsil vähem kui muidu võib-olla oleks. Aga meie selles mõttes sõnum, valimisteenistuse sõnum on see, et kõigil peaks olema võimalik oma hääleõigust realiseerida ja selleks Eesti valimisseadused näevadki ette väga laiaulatusliku sellise hääletamisprogrammi, mis kestab terve nädala ja igaüks võib tõepoolest valida, mil viisil ta hääletab, millal ta hääletab ja ka siis kus ta hääletab. Ja see on selles mõttes olnud, kui nüüd tagasi vaadata, on selles mõttes olnud see päris pikk protsess, mille käigus need hääletamisvõimalusi on laiendatud, et kui esimesed Riigikogu valimised toimusid 1992. aastal, siis eelhääletamist kui sellist üldse ei toimunudki ja tegelikult pärast seaduse vastuvõtmist siis hakati mõtlema selle peale, et Eesti kodanikel peaks olema õigus hääletada ka välisesindustes. Ja järk-järgult on neid lahendusi siis juurde toodud, näiteks kirjadel hääletamine välisriikides realiseerus siis 1995. aastal. On olnud ka selliseid meetodeid, mis ei ole nagu pidama jäänud või ei ole ennast õigustanud, näiteks 1992. aastal sai sedeli deponeerida enne valimispäeva jaoskonda ja samuti on katsetatud ka volitatud esindaja kaudu hääletamist, ehk siis keegi teine siis volituse alusel teeb selle valiku sinu eest. Ja kogu selle eelhääletamise ja hääletamisvõimaluste laiendamise protsessi selles mõttes loogiline jätk oligi 2005. aastal siis interneti hääletamise võimaldamine, mis siis võimaldas hääletada siis vabalt valitud ajas ja kohas. Ja ka pärast 2005. aastat siis on sellest põhimõttest lähtutud, et meil on eelhääletamine, meil on võimalik valikut teha valija siis nii, et valijale on mugav. Ja me oleme nüüd jõudnud ka punkti, kus tõepoolest valimispäeva kui selline tähendus enam ei ole see, mis ta oli enne, sellepärast et ütleme 70% valijatest hääletab juba enne valimispäeva. Ja kui siin nüüd on tõesti küsimus, et milleks e-hääletamist üldse vaja on või miks sellega tegeleda, siis siin just see valimiste üldisuse tagamine, et kõik saaksid hääletada, et see ongi selline lihtne põhjendus, miks e-hääletamine on vajalik. Ja kui me mõtleme ka selle peale, millised olid valimised 1992. aastal või ka 20 aastat tagasi, siis ka valijate käitumine, valijate liikuvus on ka oluliselt muutunud. Lisaks on meil välisriikides alaliselt elavaid Eesti kodanikke, kui ma nüüd eksisin, üle 80 000, mis moodustab suuruselt, ütleme, ühe Riigikogu valimiste valimisringkonna valijate arvult. Ja e-hääletamine on siin üks parimaid võimalusi, kuidas kaasata siis 10% valijaskonnast, kes elab välisriikides. Ja samuti hääletamisest osavõtu hoidmine, ehk siis e-riik on tänapäeval inimestele üsna omaseks saanud ja see ootus ja harjumus selliselt hääletada on ka olemas. Ja mis puudutab nüüd ka seda mobiiliga hääletamist, ehk siis Tõnis tegi väga hea kokkuvõtte sellest, et siin on tegelikult põhjus, et kui see hetkel osavõttu ei mõjuta, siis on samas ka selge,
et mobiili kasutamise tase regulaarselt kasvab ja kuna valimised toimuvad teatud ajavahemike vältel, nad ei toimu pidevalt, siis ühel valimisel me võime leida ennast olukorras, kus valijad ei hääleta, sellepärast et neil ei ole arvutit. Või näiteks 24. aasta Euroopa Parlamendi valimised, kui allkirjade andmise statistikast oli näha, et mobiil-ID-ga antud häälte arv vähenes drastiliselt. Ja meil oli tegelikult juba selge enne neid valimisi, et meil oleks vaja ka Smart-ID-d, aga õiguslikult ei olnud see lihtsalt veel see võimalus seaduses läbi kirjutatud. Ehk siis tahes-tahtmata me peame vaatama ka mingil määral tulevikku, ehk siis mis on seda tehnoloogiat ja nagu ka ikkagi veel rõhutan, et ka see valijate enda liikumist, nende käitumist, et me peame sellega juba ette teatud määral arvestama. Ja siis kolleegi palvel tegelikult ma torkasin siia ka selle slaidi, et tegelikult e-hääletamise osas me ei ole täiesti üksi Eestis, et on riike, kes on seda kasutanud, kes seda ka praegu kasutavad, ehk siis praegu ilmselt Šveits ja Kanada on need, kus e-hääletamisega kõige rohkem tegeletakse, aga seda on piloteeritud ka Norras näiteks ja väiksemas mastaabis ka mõnedes teistes riikides. Ja jällegi seda rahvusvahelist huvi, mis tegelikult on kogu aeg interneti hääletamise vastu, jällegi lükkavad sellised praktilised vajadused. Ehk siis jällegi, et kuidas tagada hääletamist välisriikides. Eesti diasporaa on veel väike, mõnede teiste riikidega võrreldes, näiteks Salvador, kes seda arutas, neil 1/3 valijatest elab välisriigis. Ja teine põhjus, miks üldse valimiste selliste infotehnoloogia lahenduste vastu huvi tuntakse, on tegelikult see usalduse küsimus ka. Et kui puudub usaldus riigi institutsioonide vastu, puudub ka paberhääletamise vastu usaldus, et on ikkagi ootus, et jaoskondades võltsitakse hääletamistulemusi, ehk siis hirmud on täpselt vastupidised kui Eestis, siis sellises olukorras tunnetatakse ka digilahendusi usaldusväärsema, et siis valimiskomisjon siis tellib lahenduse ja siis ise tagab selle toimimise ja siis, et seepärast siis valijate jaoks oleks siis nagu see sellisest riigist või võimust rohkem lahutatud. Ja tegelikult ka rahvusvaheliselt on näha, et minnakse paljudes riikides üle hääletamismasinatele, samuti elektroonilistele valijate nimekirjadele, et siis võtta või maandada siis riske, mis seonduvad paberhääletamisega. Mis edasi? Meie laual on endiselt nutiseadmega hääletamine, ehk siis mis sellest saab 2027. aastal. Siin, mis puudutab nüüd seda nutiseadmega hääletamist või ka neid küsimusi, mida siin küsiti enne mind, näiteks milline peaks olema hääletamise hääle salajasuse ja hääle tervikluse vaheline tasakaal või milline siis peaks olema siis nagu laiemalt, et hääletamise vabaduse, salajasuse versus siis kontrollitavuse usaldusväärsus, et milline see tasakaal peaks olema. Ja et siin tegelikult
üks selline praktiline vastus ongi see, et sellest tuleb kokku leppida ja kuidas see kokkuleppimise protsess peaks käima, see on küsimus, millele ma arvan paljud või keegi väga praegu vastata ei oska, sest et me otsime konsensust olukorras, kus seda konsensust ka tegelikult alati ei soovita. Ja et siin viitakski selle ODIHR-i raporti soovitustele, ehk siis ODIHR siis kevadel avaldas valimisseadust õiguslikku analüüsi, milles siis käsitleti just elektroonilist hääletamist. Ja seal ODIHR rõhutaski, et seaduses tuleb kõik vajalik sätestada, aga see peab siis toimuma sellise laiapõhjalise ja konsensust otsiva arutelu tulemusena. Ehk siis, kui me räägime valimisseadustest üldiselt, siis ootus on ja ka rahvusvahelised organisatsioonid on seda väljendanud, näiteks Veneetsia komisjoni selles heas tavas kirjas või praktikas kirjas, et peab tõepoolest olema siis arutelu laiapõhjaline ja peab olema siis mingi kokkulepe või konsensus. Võib-olla vaikimisi mõeldakse siin arutelu valimissüsteemile, aga ka sellised korralduslikud küsimused sellist konsensust eeldaksid. Et kuidas seda realiseerida on iseküsimus, aga selge on see, et näiteks auditeerimise ulatus või kes auditeerib, kõik see regulatsioon või audiitoritele ringi laiendamine, see regulatsioon peaks olema seaduses. Remargi korras ma ütlen, et auditeerimiskohustus on riigi valimisteenistusel, ehk siis meie peame selle korraldama ja kus need audiitorid valitakse, ehk siis vastavalt riigihangete seadusele. Et mingit selles mõttes otseselt läbipaistmatut või sellist kokkuleppeprotsessi siin ei ole. Aga me tõepoolest eeldame, et audiitorid vastavad teatud nõudmistele, ehk siis neil peab olema, praegu me oleme selle sõnastatud nii, et see peab olema sisasertifikaadiga, miks seda seaduses ei ole, võib-olla üks põhjus on see, et tegemist ongi sellise erainitsiatiivil välja antud sertifikaadiga ja mida Eesti riigis formaalselt tegelikult tunnustatud ei ole, et kusagil ei ole kirjas seaduse tasemel, et milliste nõuetele infosüsteemide audiitor peab üldse vastama. Ehk siis, et siin ka see küsimus, et kas nutiseadmega hääletada või mitte, jällegi see on võib-olla hoopis seadusandja otsustada, kas on selline lahendus aktsepteeritav või mitte. Nii, ja natuke veel selles osas tulevikust. Mul on unustada. Et mis saab siis Teaduste Akadeemia senisest tööst, et ma kõigepealt tahaksin väga tänada TAN-i selle suure töö eest, mis ta on ära teinud ja sellest, kui kindlakäeliselt on ta selle komisjoni mõtteid siis rajal hoidnud ja ka teisi akadeemia töötajaid Üllet, kes siis selle praktilise poolega tegelesid. Ja meie eesmärk on tõepoolest siis võtta üle see hääletamise nõukoja või see hääletamise küberturvalisuse komisjoni temaatika ja jätkata siis seda tööd siis põhimõtteliselt mitte väga erinevas formaadis, ehk siis kaasates selleks valdkonna eksperte ja kindlasti jätkame siis selle riskide kaaristamise tööga, et siin ka mõned riskid võib-olla vajavad ka juba revideerimist, sest vahepeal on jällegi olnud mitmeid muudatusi. Ja võib-olla ühe teemana, mille ma ise tahaks välja pakkuda, olekski siis ka see õigusruumi temaatika, et kuidas seaduse tasemel siis need kokkulepped kirja panna ja kuidas seda saavutada. Me küll nentima, et nõukoja
moodustamine on hetkel pausil valimiste tõttu. Tuleme selle juurde tagasi siis, kui valimised on lõppenud ja hiljemalt detsembris siis tuleme välja juba sellise konkreetse plaaniga, aga selline esmane kontsept või selline paber on meil endal juba olemas. Nii, ja üks mõte veel, et registreeruge vaatlejaks, et kes soovib siis ikkagi seda protsessi lähemalt näha, et selleks on võimalus olemas ja eks siis saab ka igaüks selle parema tunnetuse kätte, et kui palju siis ikkagi nendest protseduuridest on vaadeldav ja kui palju mitte. Et aitäh minu poolt. Suur tänu. Täname ära. Ka Arne käis meie ajaga viisakalt ringi. Küsige küsimusi, palun. Toivo, jaa. Ma küsiks kas-küsimus, et näiteks minul, kui ma olen küberneetikas, aga ma ei ole otse valimistega üldse seotud, et kas on niimoodi, et te piirate oma mõtteid sellega, et mis ei võta palju raha? Näiteks, et häälte lugemiseks oleks dubleeritud sõltumatult arendatud server. Me ei mõtle nendes kategooriates. Praktiliselt meie eelarve on loomulikult kindlates piirides. Et ma selle konkreetse küsimuse kohta lihtsalt öelda, et see ei ole olnud selliselt arutelu objektiks, et kas seda või kuidas seda realiseerida. Et samamoodi on ka see küsimus, et miks meil on nii vähe audiitorid, et kas me võiksime neid lisada. Et meie vaatest see ei oleks keeruline ja ka rahaliselt ei oleks see niivõrd koormav. Aga küsimus on just selles, et ma just tulen põhiseaduskomisjoni istungilt, kus räägiti just selle Odiiri õigusraporti üle. Ja see põhiline küsimus, millele pidi mitu korda vastama see, et kuidas me saame ikkagi usaldada valimisteenistuse tellitud audiitorit, kes on kallutatud võib-olla siis oma selle tellija poole. Ehk siis siin nende dubleerivate lahenduste loomine ei pruugi alati seda usaldusväärsust väga tõsta, kui me neid dubleerivaid lahendusi teeme ise, mitte ei tee seda mõni kolmas usaldusväärne või sõltumatu osapool. Hea küsimus, veel mõni? Suurepärane võimalus, küsige Odiiri raporti kohta, midagi muud. Fantastiline, siis kuulge, saame liikumispaus läks just 7 minutit pikemaks.